Tere õhtust kõigile, tere tulemast tagasi Parabellumisse. Nagu näete, olen kindral Kapitiini ja Daniele Moro ning nagu kõik teisedki ootasime, et aru saada, mis toimub. Viimase 30 minuti uudis on see, et Vance'i reis on praktiliselt peatatud. Nii et suure tõenäosusega hakatakse jälle üksteise pihta tulistama, ei rohkem ega vähem, nii et tere tulemast teile mõlemale. Meie satume alati sellistesse olukordadesse. Aitäh kõigile, ma proovin siis teha kokkuvõtte sellest, mis viimase nädala jooksul juhtus. Kõik me nägime seda tantsu. Ehk siis ühel poolt 15-punktilised ettepanekud, teiselt poolt 10-punktilised ettepanekud. Juba 2 nädalat tagasi oli selge, et punktid olid nii erinevad ja lepitamatud, et need ei viinud kuhugi. Vahepeal juhtusid ka muud asjad, ameeriklased tulistasid Iraani laeva pihta, läksid pardale, sellest räägime hiljem ja nii edasi. Viimased 2 või 3 päeva keskenduti väga rikastatud uraani arutelule. Ameeriklased ütlesid, Trump ütles, jah, viime rikastatud uraani minema. Iraanlane ütles, ei, sellest ei tule midagi välja. Täpselt keskel pakkusid venelased, et nemad võivad seda hoida ja mulle tundub, et ka Pakistan. Ilmselgelt see lahendus ameeriklastele ei meeldi, sest see võiks hiljem ilma suuremate probleemideta Iraani tagasi jõuda. See kõrvalt vaadates tundub pigem olevat nõudmine, mis vastab Iisraeli vajadustele, nimelt probleemi eos välja juurimine. Algab teine läbirääkimiste voor. Tegelikult, kui Trump ühelt poolt ütles, et teine läbirääkimiste voor on käimas, kõik läheb suurepäraselt, väga kasulikud kõnelused ja nii edasi. Iraanlased ütlevad ametlikult tõesti, et meie oleme keeldunud, mingit teist läbirääkimiste vooru ei ole, seega on kõik soiku jäänud. Täna nad pidid lõpuks kokku saama. Täna saab läbi 2 nädala pikkune relvarahu, 21 päev. Tegelikult arvestades ka seda segadust laevapardale minekuga ja nii edasi, võib öelda, et meeleolud on ärevaks läinud viimase 24-48 tunni jooksul. Ja praktiliselt välja arvatud Vance. Kuni 4 tundi tagasi oli ta Washingtonis, rääkis telefonis Paologa ja me küsisimegi, et kui ta on Washingtonis, kui kaua tal aega läheb, et siia lennata. Nii et oli juba väga kahtlane, kas ta üldse kohale ilmub. Nüüd on ametlik, et mitte midagi ei juhtunud, igaüks jääb oma seisukohtadele kindlaks. Paolo, tahtsin kohe sinu poole pöörduda. Laeva küsimuses, kui palju sinu arvates mõjutas asjaolu, et USS Spruance kannab muuseas ühe suure admirali nime? Admiral Spruance tulistas selle Iraani laeva pihta. Nad läksid pardale ja nii edasi just nende 48 tunni jooksul. See on mäng. Kas see on rollimäng? Kõigepealt tere õhtust kõigile, tere Daniele, tere Mirko ja tere kõigile kuulejatele. See näitab väga selgelt ühte asja. Isegi iraanlased ise ei uskunud sellesse läbirääkimiste vooru eriti. Ega Iraani laev ju niisama tegevuselt olnud. Võtab ankru üles ja proovib blokaadi murda. Talle öeldi, Iraani laev võtab ankru üles, sõida sinna kanti ja siis vaatame, mis juhtub. Oodates just seda, mis juhtuski, ehk siis põhjustada ja näidata, et Ameerika mereblokaad oli vaenulik tegevus. See oli sõjaakt, mida sooritati samal ajal, kui paluti läbirääkimisi pidada. See oli iraanlaste seatud lõks, kuhu ameeriklased mitte lihtsalt ei kukkunud, vaid nad ei saanudki sinna kukkumata jätta. Aga kui alustad dialoogi, siis ootad natuke rahulikumat suhtumist, mitte seda, et sulle samal ajal tuld avatakse. Läbirääkimised just. Need on pildid, kus laev käsib raadioside kaudu masinad peatada. Ja see on tüüpiline tegevus mereblokaadi puhul. Iraanlased ütlesid, teie olete võtnud meie inimesi vangi, teil on pantvangis Iraani meremehed,
Te olete kahjustanud Iraani riigi vara ja samal ajal, kui te arvate või sunnite meid läbirääkimisi pidama, teete te seda halvas usus. Ma olen kindel, et iraanlased ei uskunud rohkem kui 20 minutit Trumpi välja käidud rahuläbirääkimiste ideesse. Ja neil on selles osas hea kogemus. Kas te mäletate enne raketid Omaani kohal, kui käis see arutelu ja siis jälle raketid? Kui tulla tagasi teise arutelu juurde, siis niipea kui korrandatakse rahu tippkohtumine, keegi saab jälle rakettidega pihta. Ja ma saan aru ka Iraani juhtide ettevaatlikkusest oma kodust mitte lahkuda, sest mõte oli, et tulistame ka nende pihta, kui tagasi läheme. Nii-öelda sajab see naerma, aga tegelikult on see tõestus, et need salapärased õigused pole vastanud. Iraanlaste ja paljude teiste silmis, kes vaikides pealt vaatavad, ei ole supervõimudel enam seda usalduskrediiti, mis on nende tõeline relv. Enne kui ma pean sulle oma jõudu tõestama, peaks sulle piisama juba mõttest, et ma võiksin seda sulle tõestada, et sa jõuaksid mõistlikumate otsusteni. Siin aga võime arvata, et see on bluff. Ütleme nii, et supervõimud on alati bluffimisele lootnud. Paulo, vabandust, aga see on nagu mäng, eks. Iraanlased tegid lõksu, nad teadsid, et laev peatatakse, need alustavad USS Tripolilt, et igasuguseid muljeid jätta. Ja teisel pool on meil Trump, kes valetab, lihtsalt valetab, häbenemata, öeldes jah, me peame läbirääkimisi, kõik läheb hästi ja nii edasi. Tema vaatenurgast on kõik väga hästi, sest Trumpi arvates peetakse läbirääkimisi kellegagi, kes isegi ei räägi või polegi kohal. Tema vaatenurgast ma usun, et ta ütleb, et kõik läheb väga hästi. Aga see on kommunikatsioonimäng, Paulo. Ma mõtlen, et mina ütlen, et asjad lähevad hästi ja teiselt poolt öeldakse, et pahade poolt polegi. Nemad mängivad seda osa, öeldes, et see pole tõsi. Ta peaks seda meeles pidama. Kui ta vaatab mõnest Valgemaja aknast välja, siis ümbrus tuletab talle meelde, mis on võim. Washington kui linn on üks väheseid maailma pealinnu, mis on ehitatud ja loodud selleks, et näidata suure rahva võimu. Esmalt oma sees ja siis väljapoole. See ei ole linn, millel oleks mingi muu ajalugu ja mis oleks hiljem saanud pealinnaks, vaid just sellisena on ta loodud. Nüüd talle peaks selgitama, et ta on Ameerika Ühendriikide president vaid mõneks ajaks, nagu kõik tema eelkäijadki, vaid mõneks ajaks. See, mis jääb, on Ameerika Ühendriigid ja sa ei saa mõelda, et need trikid, mis võivad töötada paljudes teistes valdkondades, näiteks rahanduses või äris, töötavad ka siin. Pokkerit mängides või lastelastega elutoavaibal mängides sobib see suurepäraselt. Aga on asju, mida teatud positsioonidel olles ei saa sa isegi proovida. Sa ei saa neid isegi proovida. Mõnikord oleks mugav neid proovida, aga sa ei saa. Miks? Sest sinu roll ei luga seda. Kui ta on jäik, siis ta ei taha seda aktsepteerida. Et olla Ameerika Ühendriikide president ei nõua geeniust. Seega võid ta olla president. Ameerika Ühendriikidel on nii arenenud nägemus, et nad saavad endale lubada olla ka natuke originaalsed. Aga ta on lihtsalt inimene, kes ei sobi sellele ametikohale. Ja see on väga tõsine. Kui te mõtlete, millised on Ameerika Ühendriikide presidendi volitused ja millised on need volitused, mis tal on ülejäänud Ameerika riigiaparaadi suhtes. Sest tal on õnne, et tal on kongress, mis ei maksa midagi. Sest muidu oleks sul president, kes ei saa milleski aru. Kui kongressil oleks halbu kavatsusi, võiks ta presidendist üle sõita. Selle riigi tasakaal läheks täiesti sassi. Seega vajavad Ameerika Ühendriigid presidenti, kes oleks normaalne inimene ja kongressi, mis teeks oma tööd. Kui need kaks asja toimivad, saavad nad hakkama. Praegu seisavad nad ühe jala peal ja see ei ole hea. Ütleme nii, mõlemad on põlvili. Ühtegi jalga püsti ei ole, aga oletame, et pärast valimisi üks jalg tuleb tagasi püsti. Nad ei suuda ühe jala peal seista. Praegu, ütleme nii, on see nagu kohvilaud. Jah, see on flamingo poliitika, ainult et flamingo suudab ühe jala peal tasakaalus püsida, sest ta ei rabele. Ta seisab paigal, seisab seal, kui ta peaks ühe jalaga tantsima, oleks tal probleeme. Näed, Trump on flamingo. Ta on veendunud, et on flamingo ja mis veel hullem, ta on veendunud, et suudab tantsida.
Vaata, ma laiendan seda teemat veelgi. Lisaks Tuskile, kes nagu näete, ületas ameeriklaste poolt kehtestatud keeluala. Mida ma aga ei mõista, on ka teiste laevade kinnipidamine. Ma arvan, et see on üsna kummaline. Vaadake, kuhu nad läksid laeva kinni pidama. Jah, on tõsi, et tal oli deklareeritud marsruut Iraani, aga nad läksid kinni pidama üht laeva, Tiffany, mitte Tiffany. Nii et hommikusööki ei saa keegi. Ja ka see sõitis Botswana lipu all. Natuke kahtlane, aga ka siin läksid nad põhimõtteliselt tegema inspekteerimist, ütleme nii, mis on igal juhul mereõiguse kohaselt lubatud rahvusvahelistes vetes. Jah, see on seadusega lubatud, kui on kahtlus, et laeval, aga see kahtlus peab olema lasti manifestides. Kui on kahtlus, et see laev veab sõjavarustust riiki, mis on sinuga sõjas, mitte kellegi teisega, mis veab tehnoloogiaid, mida saab kasutada sõjalisel otstarbel ja mis, naljakas öelda, võib transportida orja. Seal on ka narkootikume. Orjad on jäänud praegu kokkuvõttes. Kuid selle põhimõttega võib iga maailma merevägi rahvusvahelistes vetes ükskõik millise laeva pardale minna. Aga sa pead seda enne tõestama, see tähendab, et sul peab olema õige põhjus, sest näiteks laeval. Ei, valitsus ütleb, et kui sa teed läbiotsimise ja ikkagi midagi ei leia, kahjud, viivitused, siis maksab sinu valitsus need selle laeva lipuriigile. Mul on tunne, et Ameerika Ühendriigid maksavad Botswanale. Või Iraanile, ma ei tea. Ma ei tea. Aga teadlik vinger. Aga selle taga on üks asi. Ameerika Ühendriigid ütlevad, et me võime peatada ükskõik keda, ükskõik millises mereosas. See on kinnitus sellele, et neil on mere üle valitsemine. Õige, väga tõsi. Neil on võim kõigi merede üle, välja arvatud ühe väikese mereosa üle, mis on täna eluliselt tähtis. Ja see on selle jutu põhiküsimus. Ameerika Ühendriigid ei saa taluda, et üks väike ja ülioluline väin ei oleks nende täieliku kontrolli all. Sest nende võim tuleneb tõelisest kontrollist maailma mereteede üle. Ja kõik mereteed läbivad varem või hiljem väinasid. Malaga väin, Taiwani väin, Gibraltari väin, Suessi kanal, Dardanellid, Barentsi väin, Panama. Ja sellega minu geograafia tund läbi, rohkem mul pole. See sõltub sellest. Aga ükskõik kui suur meriga poleks, lõpuks pead ikkagi mingist kindlast kohast läbi minema. Ja Ameerika Ühendriigid loovad oma võimu domineerimise ja võimaluse kaudu sekkuda kuhu tahes, lubades ühel läbida teatud ala ja teisel mitte. Kui sa sellele vastu vaidled sa Ameerika võimu olemusele vastu. Samamoodi venelased, kellel on maismaa tüüpi võim, kui sa lähed nende maad hõivama, võtavad nad seda väga halvasti, sest sa võid neilt võtta kõike muud, aga mitte nende maa, nende territooriumi omamist. Ja see on nende jõuallikas. Nii saabki seletada osa Ukraina sõjast, samuti Valgevene kontrolli all hoidmist. Meil on vaja füüsilist kontrolli enda ümbritseva maa üle ja ameeriklastel on vaja füüsilist kontrolli neid ümbritseva mere üle. Kui sa seda puudutad, siis sa puudutad Ameerika võimu olemust. Mis ei ole rahaline, mis ei ole majanduslik, mis ei ole kultuuriline, mis ei ole, ma ütlen ausalt, mitte midagi. Aga see ongi põhiline, võimaldada ülejäänud maailmal kaubelda minu tingimustel. See ongi see, mida Rimlandi geopoliitiline teooria võimaldaks. See tähendab seda vööndit, kuhu jäävad kõik kitsaskohad nagu Tsushima, Suessi, Hormusi väinad ja nii edasi. Tõstan esile 2 asja ja siis annan sõna Danielele. Me oleme seni näidanud neid segadusi, mida ameeriklased on tekitanud. Nad langesid Iraani laeva lõksu, läksid teise laeva pardale, Trump ütleb, et käivad läbirääkimised ja teised lükkavad selle ümber. Ei saa öelda, et teisel poolel oleks oldud tegevusetud. 18. aprillil tulistasid iraanlased ühte laeva. Need on kõik juhtumid, kus on laevu tulistanud. 18. aprillil oli neid 2, üks tanker, Main Shift 4 Everglade sai kahjustada ja pidi tagasi pöörduma. Ja siis on muidugi Tuska juhtum.
Nii et igaüks on omalt poolt midagi lisanud, nii ühel kui teisel poolel. Nii, kuna me just rääkisime sellest, et Trump on ebapädev, siis Daniele rääkis meile enne otseülekannet. Minu arvates on see üsna huvitav juhtum, millega me tegelesime operatiivsest küljest. See tähendab, mis juhtus pilootide päästmisega. Seda, mida me ei teadnud, oli kulisside taga toimunu. Nii et palun, Daniele. Tere õhtust kõigile, aitäh veel kord kutse eest. Mis juhtus? Kui te mäletate, siis mingil hetkel tulistati alla lennuk ja Ameerika F-15 piloodi jälg kadus täielikult. Algab väga keeruline päästeoperatsioon, milles näib olevat osalenud palju inimesi ja jõude, sellest räägime veel. Mis siis ühel hetkel juhtub? Teate, et Valdemaja all on olukorraruum. Võib-olla mäletate, kui president Obama juhtis operatsiooni Bin Ladeni tabamiseks ja tapmiseks. On olemas väga kuulus foto, kus on näha tosin Ameerika poliitilisi ja sõjalisi juhte ühel õhtul koos. Pühapäeva õhtul, umbes kell 8:30 õhtul Washingtoni aja järgi, kus nad kogunevad. Poliitika ja Pentagoni keerulise operatsiooni juhtimise. Praktikas selle Ameerika F-15 piloodi päästmisel, kes Iraani kohale alla kukkus, tekib sarnane olukord. Situation room, Trump, Pentagon, tema administratsiooni kuuluvad mehed. See on väga kuulus ohtlik operatsioon. Igaüks, kes on seda juhtumit jälginud, teab, milline risk tol õhtul oli. Tol õhtul oli risk, et Trumpi tabab Jimmy Carteri saatus. Kui keegi meenutab, mis siis juhtub? Kui Jimmy Carter käivitab helikopteri operatsiooni, et püüda vabastada Ameerika pantvangid Teherani saatkonnas, see lõpeb katastroofiga. Katastroofiga, mis maksab Jimmy Carterile Ameerika Ühendriikide presidendina tagasivalimise. Mis on tol õhtul Donald Trumpi hirm? Et operatsioon ebaõnnestub. Mis toimub Situation Roomis? Situation Roomis on Donald Trump juba harjunud, ta on nüüdseks selles teises administratsioonis end ümbritsenud inimestega, mis on täiesti erinev esimesest. Esimeses, kui te mäletate, olid seal silmapaistvad kindralid, poliitikud, tehnikud ja eksperdid, kes ütlesid talle sageli ei, mis oli kõigi õnneks. Seekord esimese ametiaja kogemusest õppides otsustas ta end ümbritseda ainult jah-meeste või jah-naistega. Mis juhtus? Pentagoni komandöörid, kes olid saalis, said aru, et see mees sattus sisuliselt paanikasse. See tähendab, et tema ütles, kui operatsioon ebaõnnestub, lähen mina koju, mitte teie. Ta oli tõesti erakordselt suure psühholoogilise surve all. Mingil hetkel juhtus nii, et nad pidid ta Situation Roomist ära viima. Nad viisid ta sõna otseses mõttes ära, kui operatsioon oli käimas. Ja nad otsustasid anda talle infot natukese haaval ilma, et ta oleks osalenud otsuste tegemise operatiivses faasis. Nüüd te mõistate, et see informatsioon, mida teavad ka iraanlased, viib, kui kuulata seda sissejuhatust, mille Mirko enne tegi. Ka vastaspool, ütleksin, eelliga vastaspool, ei saa enam aru, mis mängu nad mängivad. Ma usun, et siis kindral Kapitiini on neid asju akadeemias õppinud. Mina kodanikuna arvan, et kõige ohtlikum asi, mida sa vastases leida võid, on leida idioot. Selles mõttes, et idiooti pole võimalik võita. Siis on keegi viimastel aastatel öelnud, Trump teeb nagu Nixon, et meid petta. Ei, mina olen jõudnud järeldusele, et Trumpil pole mingit strateegiat, ta lihtsalt sattus sinna. On see uurimine, millest me eelmisel nädalal rääkisime, New York Timesi uurimine, keegi pole suutnud seda ümber lükata. Mida ütleb meile New York Timesi uurimine? Et enne jõule läheb Netanyahu Trumpi juurde ja ütleb talle,
Teeme operatsiooni 2 etapis. Tapame Iraani juhtkonna ja režiim kukub. Mossadi direktor läheb omakorda Washingtoni ja ütleb täpselt sama asja. New York Timesi rekonstruktsioon ütleb meile, et Trump otsustab minna edasi, hoolimata kogu Pentagoni, sealhulgas tema enda valitud kindralite vastuseisus. Nii sattuski ta sellisesse põrgulikku olukorda. See tähendab, et kui sa teed esimese vea, järgneb sellele kõik muu. Minu arvates ongi kindral Kapitini selgitus selles osas huvitav. Esiteks, nemad kõrvaldasid, seda selgitas ka üks mu ülikoolikaaslane, kes oli Ameerika suursaadik NATO-s ja Ameerika suursaadik Pekingis. Ehk siis mitte just kõige suvalisem inimene. Nad kõrvaldasid kogu välisministeeriumi meeskonna, kes rääkis farsi keelt, iraanlaste keelt. Kõrvaldasid Iraani eksperdid välisministeeriumist ja nad saatsid ka eemaldamise. See seletab ka staabiülema ja teiste eemaldamise, kes ilmselt ütlesid talle, seda ei saa teha. Muidugi. Absoluutselt. Nad saatsid 2 kinnisvara arendajad, kes toovad mulle alati meelde Totò ja Pepino Piazza Duomol. Kui nad lähevad ja ütlevad, nad tahtsid teada saada Milano Duomo ees seisvalt liikluspolitseinikul. Näed, kui sa usaldad seda meeskonda ja sa alustasid uudisega, mis tuli välja peaaegu reaalajas, siis kui sa selle andsid, polnud Washington Posti kodulehel veel kinnitatud, et Vance enam ei lahku. See, et Vance segati asjasse olukorras, kus Ameerika ekspertide meeskond kõrvaldati ameeriklaste endi poolt. Vance, kes on kõige rohkem nende operatsioonide vastu, sest need on vastuolus kõigi maaga liikumise valimislubadustega ja nii edasi. Mitte ainult see. Aga kindral Kapitini jutt on selle loo tegelik probleem. Sa tegid vea, kui ründasid, alahindasid riski, et keegi hakkab end kaitsma ja seetõttu ütlesid tõik, kuidas Venezuelas hästi läks, tee sama trikk Iraanis. No see tähendab tõesti, et oled õunad pirnidega segi ajanud. Sa oled Iraani asjasse segatud, Iraanil ei ole selles punktis enam mingit huvi järele anda, sest osapoolte mäng on täiesti asümmeetriline. Iraanile tähendab ümbritsetud olemine pärast 47 aastat, mil ta on otsustanud olla peaaegu kogu ümbritseva maailma. Mitte ainult Iisraeli, vaid ka kõigi laheäärsete riikide vastan. See on teistsugune kui Ameerika Ühendriikide ja nende liitlaste jaoks. See viib meid tõsiasjani, et ta pole hätta pannud ainult lääne liitlasi, vaid eelkõige laheäärsed riigid, kes kurdavad ka täna õhtul, et Ameerika Ühendriigid alustasid sõda ega suuda neid kaitsta. Trumpil on Vance'iga natuke probleeme, sest viimasel ajal saadab ta teda justkui enesetapu missioonidele. Umbes nagu Yamato viimane reis. Kõigepealt saadab ta Ungarisse, nüüd saadab ta siia, et ta nägu näitaks. Ta tunneb natuke, et nüüd esindab tema neid tõelisi magasid, aga tema ise on kõik valesti teinud, nii et ta tahab teda nii-öelda oma asjadesse kaasata. Ei, vaata, ma olen kogemuse iseloomu poolest vandenõuteooriate vastu. Ma ei usu, et siin oleks mingi vandenõu, siin on lihtsalt tohutu segadus. Minu arvates tahtis ta Vance'i kaasata. Aga alustades. Jääme selle analüüsi juurde, mida teeb Kapitini. Kui sa teed alguses vale analüüsi, siis kõik muu on nagu allakukkumine mööda trepiastmeid. Ehk siis kui Mandy Vance, me rääkisime sellest eelmisel nädalal, kes jälgis Parabellumit, see mäletab, küsitused ütlesid sulle kindlalt, et Orban kaotab. Arutelu käis ainult selle üle, kas ta kaotab palju või vähe või piisavalt palju, et muuta põhiseadust. Tegelikult kaotas ta nii palju, et sai põhiseadust muuta. Tuletan teile meelde, et eile pidi Orban eemaldama kuulsa 90 miljardi euro suuruse Ukraina abipaketi blokeeringu, veto. Kas siis äkitselt ei ole see, et sa saadad selle tegelase juba ette kaotatud mängudele, et teda põhja lasta? Jällegi oli seal ka Vance, ta oleks pidanud ütlema, kuule, saada oma väimees veel kord. Küll ta saab hakkama.
4 hotelli laiali üle lahe, pistab taskusse $2 miljardit, me kõik oleme rahul. Asi on selles, et kui oled kokku pannud meeskonna inimestest, kes ei suuda vastu hakata, oled sa meelde tuletanud ühe olulise punkti. Mirko, kongress ei ole enam ajaloolises mõttes vabariiklaste käes, nagu meie seda mõistame. See ei ole parempoolne kongress. See on kongress, kus saadikud ja senaatorid kardavad kohutavalt, et neid ei valita uuesti. Kui Trump ütleb, et ma viskan teid välja, siis ta viskabki nad välja. Neil ei ole enam mingit iseseisvust presidendi suhtes. Lisaks, ärgem unustagem üht fakti. Ülemkohus ütles 1,5 aastat tagasi, et Trumpil on sisuliselt immuniteet. Mitte ainult nende kuritegude eest, mille ta on juba toime pannud, vaid ka nende eest, mida ta veel toime paneb. Seega oled sa andnud võimutegelasele, kellel puudub strateegia, loogika ja enesekontroll. Siin jõuame tagasi selle olukorraruumi teema juurde, kus ümber on valitsuse liikmed, aga kui soovid, räägime sellest hiljem. Alustades FBI direktorist, kes läks hulluks. Ja kui Atlantic, üks maailma tähtsamaid uuriva ajakirjanduse väljaandeid, ütles hiljuti, et ta oli nii purjus, et äärmusliku hädaolukorra korral pidi FBI ukse maha murdma, sest ta oli sees täiesti täis. Kas sa saad aru, et sina oled loonud olukorra, kus tema on FBI juht, Pentagoni juht? Peaaegu kogu tema valitud meeskonnal on alkoholiprobleemid. Mitte selline alkoholism, kus juuakse sõbraga baaris 2 klaasi, mis ei tähenda midagi, vaid tõsine alkoholism. See tähendab, et nad ei suuda stressi olukorras hakkama saada rolliga, mille Trump neile andis. Falato kaebas Atlantiku kohtusse ja nõuab 250 miljonit, vastan ka mõnele küsimusele, kui ma neid ära ei unusta. Mis te arvate, kui kiiresti suudab Türgi endale tuumarelvi hankida? Tõenäoliselt nad jälgivad, aga nad ei ole neist riikidest, mis on ohus. Seal, kus sa ütled, et keegi tahab sind maha võtta, pange tähele. See oli Põhja-Korea kinnisidee, Iraani kinnisidee, sest kõik need, kellel seda polnud, näiteks Gaddafi, on kõrvaldatud. On lihtsam need kõrvaldada kedagi, kellel ei ole tuumarelva. Seega on see kinnisidee nende riikide jaoks, kes teavad, jutumärkides, et nad on piiripealsed või kanalid või valig ise termin. Ja seetõttu tahavad nad end kaitsta. See on küsimus sulle, Daniele. Kas see lugu Trumpi ja Dan Keini sõnasõjast on tõsi? Vastu. Dan Keini vastu. Ma ei kuulnud. No. Ma ei oska vastata. Ma tõesti ei tea. Ma ei oska vastata. Ma saan lisada ainult ühe asja tuumarelvade kohta. Kes on jälginud Parabellum? Päev pärast seda, kui Trump taas valiti, tahaksin meenutada, et ütlesime kohe, et esimesed 2 riiki, kes mõtleksid võimalikule tuumarelvastumisele, oleksid Lõuna-Korea ja Jaapan. Nad liiguvad täpselt selles suunas, ma lisaksin sellele nimekirjale Rootsi ja Poola. Poola on pakkunud end pigem võõrustajaks kui ise neid omama. Nagu öeldakse, jah, me tahame ka võõrustajad olla igaks juhuks, kui keegi teine neid ei taha, siis meie tahame. Paolo Assunto, kui need kõnelused tõesti puuduvad ja kui Trump peab oma sõna ning siin on 87, kes ootavad järjekorras, siis homme alustatakse praktiliselt uuesti. Nii et sinu arvates, milline oleks minimaalne ja maksimaalne stsenaarium? Sest kui nad hävitavad energiasüsteemi, siis me teame, mis juhtub Pärsia lahe monarhiatega ja sellest saab ülemaailmne katastroof. Nii et sinu arvates, mida nad nüüd proovida võiksid teha, kui see ultimaatum aegub? Aitäh. Naljakas on see, et see on üks väheseid sõdu, mida ei saa sõjaliselt lahendada. See on üks uuendusi, sest tavaliselt sõda võidetakse füüsiliselt vastase sõjalise jõu üle domineerides. Ja see on sõja ajaloos vähem levinud. See on sõda, mis algab ilma, et sõjaline jõud oleks otsustava tähtsusega. See tähendab, et see ei suuda igal juhul ülekaalu saavutada. See tähendab, et Iraan ei suuda Iisraeli ülevõitu saavutada. Ta ei proovi seda isegi, mitte Ameerika vastu. Aga tõsine asi on see, et Ameerika Ühendriigid ei suuda
Iraani üle sõjaliselt võitu saavutada ja neil ei õnnestu see ka edaspidi. Miks see eeldus? Sest kui sa ei saavuta sõjalise jõuga sõja eesmärki, eeldades, et sul on vahepeal üldse tekkinud mõte, mis see sõja eesmärk võiks olla, olgu see siis tõesti režiimi muutus, lubage mul selles osas üks kõrvalepõige teha. Režiimi muutus, mis tooks Iraani tagasi Ameerika Ühendriikide mõju alla, lahendades sellega Lähis-Ida piirkonna võrrandi. Ameerika Ühendriikide kasuks, Hiina kahjuks ja osaliselt ka venelaste kahjuks. Väike kõrvalmärkus selle jutu juurde Iraan, mis on tagasi toodud. Kui Iraan oleks taas rahustatud ja võib-olla Reza Pahlavi dünastia oleks jälle võimul, oleks ta väga Ameerika Ühendriikide sõber. See jätaks lahtiseks küsimuse Iisraeli suhtes, kes ütleksid, aga meie olime ju teie parimad sõbrad. Nüüd, kui nemad on teie sõbrad, siis kes meie oleme? Aga lõpetame selle kõrvalepõike. See sõda ei lahene sõjaliselt. Seda saab lõpetada diplomaatiliselt, kuid selleks tuleb panna supervõim tunnistama oma supervõimu kaotust. Ja ei saa paluda Ameerika Ühendriikidel, isegi kui neid julib Trump enesetappu teha. Isegi kui selle nõrkuse tõendid on kõigile nähtavad. Need on kõigile nähtavad, sest meil on supervõim, mis ei suuda maasõjalist jõudu rakendada, mida tal pole, sest Ameerika armee, Ameerika sõjalise jõu jääkosa. Ameerika sõjaline jõud on alles tema mereväes ja õhujõududes ja tema võimekuses kosmose ja kübervõrkude kontrollimisel. Armee ei ole kokkuvõttes Ameerika sõjalise jõu alus. Selles piirkonnas ei suudaks ta seda väljendada. Ta proovis kasutada õhuvõimu, kuid see ei andnud midagi. Ta proovis kasutada riiklikku võimu ja see ei andnud midagi, sest mereväeüksused on Iraani rannikust veel kaugel. Lihtsal põhjusel, mitte häbelikkusest, vaid seetõttu, et on väga tõsine oht. Täna tulistad, homme tulistad, 4. päeval. Võib-olla satub mõni õnnelik rakett otse Fordi peatekile ja paneb sind tõsistesse raskustesse. Kui mitte vee all, siis tuumajõul töötab lennukikandja. Ka sellest oleks vaja rääkida. Seega sõjaliselt ei õnnestu. Kui sa ei taha ega saa kasutada diplomaatilisi vahendeid, siis ainus, mida sa teed, on venitamine. Jätkame kaitses mängimist. Mina söödaks sulle, sina söödad mulle, me ei ületa keskjoont. Mina sulle väravat ei löö, proovime ise rohkem mitte sisse lasta. Tõlgituna väljaspool metafoori, teeme veel ühe pommitamisvooru, lihtsalt niisama ja vaatame, ehk nad muutuvad leebemaks. Teades juba ette, et kui sa õhku tõused, siis need teisel pool leebemaks ei muutu ja nad juba teavad, et nad ei muutu leebemaks, aga me võidame aega selle käiguga. Nii et kui ma pean kõne pidama, need 15 päeva kasutasid Ameerika õhujõud tehniliselt selleks, et piloodid saaksid puhata, paremini planeerida, hooldada lennukeid, vahetada mõningaid osi, natuke korda teha. Paus, mida nimetatakse sõjanduses operatiivseks pausiks. Operatiivne paus on 2 operatiivse tsükli vahel. Tõenäoliselt, kui see paus läbi saab, mis ei ole vaherahu, algab uus operatiivne tsükkel. Ma siiralt loodan, et see ei taba neid sihtmärke, mida sa mainisid, ehk siis ei ründa Iraani elutähtsaid objekte. Kuskil ma arvan, et mõnes tolmunud rahvusvahelise õiguse õpikus on kirjas, et seda ei tohiks teha. Aga tead, kes seda ikka märkab, kui sa tapad tsiviilelanikke, lõhud sildu, hävitad tamme, uputad terveid provintse, pommitad haiglaid. Aga olgu, ütleme, et seda ei tohiks teha. Aga nagu sa õigesti ütlesid, ei ole siin mitte risk, vaid peaaegu kindlus. Et sellise tegevuse puhul, korduse pärast, iraanlased pöörduvad selle poole, et rünnata sarnaseid rajatisi Pärsia lahe piirkonnas, kus laheriikidel ei ole Iraani strateegilist sügavust. Kui rääkida strateegilisest sügavusest, siis teisisõnu, kuhu nad lähevad? Kuhu lähevad kõik selle piirkonna elanikud, kui neil pole enam vett, elektrit ega midagi muud? Seal on ainult kõrb ja 47 kraadi varjus. See tähendab, et sa pead sealt 1 nädala jooksul lahkuma, sest sa ei jää seal ellu. Aitäh!
Iisraelil on 2 rafineerimistehast, 2 rafineerimisrajatist. Kui nad hakkavad seda päriselt ründama, kust sa saad diislikütust, kust sa saad muid asju Iisraeli jaoks? Iisraelil puudub strateegiline sügavus, see tähendab, et see on väike, see on äärmiselt väike. Ja kui sõda liigub sellele tasemele, siis hoolimata sellest, kui väga hästi ettevalmistatud ja tugevad on Iisraeli relvajõud, tulevad nad ikkagi väikesest ja kompaktsest riigist, millel on piiratud arv soolavee magestamise seadmeid ja tööstusrajatisi. Need muutuvad õigustatud sihtmärkideks. Nii et see teine operatiivne ülesanne, kui nad tõesti tahavad avada tõelised läbirääkimised, võivad nad uuesti pommitada juba pommitatud. Kui kasarm on juba pommitatud ja hävitatud, hävitan selle veel kord. Häda tuleb häda otsa. Siis annaksin sulle mulje, et ma võidan aega, ilma et teeksin sulle tõsist lisakahju. Et näha, kas leiame mõne teise kanali, sest võib-olla 15 päevaga ei ole meil see õnnestunud. Paulo, kas võib olla, et see tants käis lihtsalt aja võitmiseks, et ühel või teisel poolel oleks aega teise laine jaoks valmistuda, teades väga hästi, et läbirääkimised lähevad vett vedama? Jah, aga on üks asi, et sõjad teevad varem või hiljem lõppema. See tähendab, et sa ei saa lihtsalt kujutage ette ükskõik millise mängu matši. On esimene poolaeg, on vaheaeg, on teine poolaeg, aga isegi siis, kui me olime lapsed, ütlesime, et kes esimesena 10 väravat lööb, siis teeme uue mängu. Aga tegelikult on olemas reegel, mis määrab võistluse lõpu. Ma ei tea. Ma olen sinuga täiesti nõus, Paulo. Tuletame meelde venelasi 5 aastat järjest. Olgu, aga need ei saa olema 5 sajandit. Ei. Ole 5 sajandit. Iga terve mõistusega venelane ja iga terve mõistusega ukrainlane teab, et ta ei veeda järgmisi 25 aastat Donbassi pärast võidendes. 5 aastat, 6 aastat, 7 aastat, sest nad saavad seda endale lubada tänu territoriaalsele ühendatusele, sellele, et tegemist on põhiliselt maismaa ja droonisõjaga ning sellele, et ühel pool on 140 miljonit ja teisel pool 30 miljonit inimest. See tähendab, neil on põhjused, miks sõda võib pesta 5 aastat. Aga kui te võtate selle sõja parameetrid ja viite need Iisraeli ning ütlete, see on see, mis sind järgmise 5 aasta jooksul ees ootab, siis mina ootaksin sisemist mässu Iisraelis, suurt Iisraeli elanike põgenemist teistesse riikidesse, sest sa ei pea vastu, sul pole selleks piisavat mastaapi. Samal ajal Iraanil on see olemas. Seetõttu võib sõda veel jätkuda, aga ainult teatud piirini. Võib-olla oli praegu 15 päeva vaherahu liiga vähe, oleks öeldud, teeme 3 nädalat vaherahu, võib-olla oleks praegu tulistamist välditud. Tuleb näha, mida nad hakkavad homme või ülehomme ründama, sest kui nad hakkavad jälle tugevalt ründama ja annavad seega iraanlastele võimaluse samaga vastata, siis tõstetakse panuseid, minnakse hoopis teisele tasemele, räägitakse ülemaailmsest varustuskriisist, mis kestab pool aastaid, kui mitte aastaid. Selles olukorras peavad sekkuma India, Hiina, Euroopa kui Euroopa, Pakistan, kõik peavad sekkuma, kõik need, kes nälgivad, sest Hormusi väinast ei liigu enam midagi läbi. Teema ei ole enam iraanlased ja ameeriklased, vaid keegi ütleb neile, kellele vaja, et te peate lõpetama segaduse tekitamise. Sest ka meie peame elama, ka Jaapanis peavad inimesed elama näiteks või Indoneesias. Võib-olla, et Iraan teab, et on saanud palju kahju, sest ongi saanud palju kahju. Nii et ta ütleb, kui mina pean langema, siis võin ka teised endaga kaasa tõmmata, et siis vähemalt piirkondlikul tasandil. Nemad langevad, mina langen, ma ei ole siis nii nõrgestatud. Oleme seda mitmes otseülekandes näidanud, nii et ma ei taha end korrata, aga strateegilised sõltuvused suurtest elektrijaamadest ja magestusjaamadest praktiliselt kõigis Pärsia lahe riikides ongi see võti, millega Iraan saab nad koos meiega kuristikku kaasa tõmmata. Vaadake, meie ei olnud need, kes esimesena teid ründasid. Ta võib öelda, kui te poleks olnud nende idiootide sõbrad, oleksite täna kõik rannas ja teeniksite miljardeid, aga te tegite vale valiku. Sõpruse pärast sidusite end kellegagi, kes ei kaitsnud teid ega kaitse ka praegu, ega paku teile midagi. Talle ei lähe üldse korda see, et teie olete esimesed, kes maksavad nende eesmärkide valiku eest. See on sama ohtlik asi
sest lõpuks võib juhtuda, et pooled Pärsia lahe riikidest liitub iraanlastega meeleheitest või kellegagi, kes toetab iraanlasi, näiteks Hiinaga. See asi hakkab juba teoks saama. Taustal on juba näha teatav Pärsia lahe riikide lähenemine, mitte Ameerika Ühendriikidele, vaid Hiinale. Jah, paljud küsivad, kas baasid, mis olid seal neid kaitsmas, ei ole hoopis nende kaasatõmbamise põhjuseks. Seda peaksime ka meie endalt küsima. Ehk siis, kas nendes uutes olukordades on ameeriklaste kohalolev probleem või Trump näib selleks muutuvat. Vastan ka mõnele küsimusele ja siis on mul mõned asjad Daniele jaoks. Ma kuulen tihti, et ajaloos pole ühtegi sõda võidetud ainult õhukampaaniatega. Keegi ei mäleta Jaapanit. Samas on siin üks viga. Jaapan oli maismaa operatsioon, õhu- ja mereväe kampaania. Õhuosa polnud isegi peamine osa. Üks asi, mis hävitas täielikult Jaapani tootmisvõime, olid allveelaevad, mis hävitasid suurema osa Jaapani kaubalaevastikust. Mis polnud juba enne sõda, ei koguse ega suuruse poolest suurepärane ja millel polnud ka suurt taastamisvõimet. Seega on siin vahel palju erinevaid tegureid. Kui võtta ainult ameeriklaste õhukampaania Jaapani vastu, siis enne, kui nad Jaapanile pihta said hakata, toimus väike tuulitõlireid, mis oli rohkem mõeldud Pearl Harbori eest kättemaksuks. Enne pidid nad vallutama teised piirkonnad. Kui poleks olnud Okinavat, Taravat, Iwo Jimat, Guadalcanali, Peleliud. Ja see oli konnahüppestrateegia, kus lõivati kõik saared. Need saared, mis sobisid baasiks, et siis hõivata järgmised saared ja jõuda järjest lähemale Jaapani põhiterritooriumile. On osa maismaasõjast kohas, kus maad on vähe. Sõda käis Vaikse ookeani piirkonnas, aga maad oli väga vähe. Aga mul ei tule meelde, kes oli Ameerika õhuväe kindral, kuid tema idee oli muuta Okinawa hiidlaslikuks lennuväljaks ja sisuliselt viia kõik neljamootorilised pommitajad Inglismaalt ja Euroopast sinna. Ta oli teinud arvutused, ta tahtis teha midagi sellist nagu 1500 sortiid, 1500 pommitajaga 3 korda päevas. See oli plaan Jaapani hävitamiseks, siis tulid muidugi tuumapommid. Küsimus Moorile. Seosed BlackRocki presidendi PR-i ostu, Hongkongi sadamaõiguste ostmise ja Trumpi vahel, kes pakub teda föderaalreservi juhiks. Miks on ka kummalisi liikumisi? Muide, vastuseks küsimusele ma jälgin vestlust samal ajal, kui me jälgime, toimub see kohtumine erisaadikuga. Witkoff ja presidendi nõunik kindral Jared Kushner märgati Valge Maja sissepääsu juures väliskaamerate poolt. Siil on ka Rubio, samuti kaitseminister Hexet, teda nähti hoonesse sisenemas. Nagu Rubio toimub praegu praktiliselt koosolek. Aitäh! Aitäh kõigile! Arvestage, et siin on 6 tundi vähem kui Itaalias. Seega on operatsioon ilmselgelt peatatud. On ilmne, et koosolek on korraldatud selleks, et otsustada, kuidas edasi tegutseda. Aga me peame jääma teie tehtud kaalutluste juurde. See tähendab, et kahel poolel on täiesti vastandlikud eesmärgid. Minu arvates ei saa Iraan minna alla teatud heidutustaseme. Selles mõttes, et kui Iraan loobub sellest heidutusest, mis tal veel on, siis on ta kohe pärast seda läbi. Sest kogu nende riikide ajalugu, te mainisite Gaddafit. Hetkel, kui Gaddafi loobus keemia ja bakterioloogilistest relvadest, oli temaga kõik. Kahjuks. Kogemus õpetab Põhja-Koread, kes taas relvastub, et ainus viis Põhja-Korea režiimil ellu jääda on suurendada tuumaheidutust. Nii et on ilmne, et Iraan, tuletan teile meelde, et 6 nädalat tagasi, 6-7 nädalat tagasi Genfis Briti luureandmetel olid iraanlased mõningates küsimustes järele andmas. Nad olid järele andmas koos duaga Uitkok Kutšner. Ja just siis, kui nad hakkasid järele andma, Uitkok, ma ajan alati segamini.
Uitko-Kutšner ja just siis, kui nad olid osaliselt kompromissiga nõustumas, ründas Trump neid. Seega pead sa mulle ütlema, kui ebameeldiv sulle ka vastaspool ei oleks. Kuidas saab vastaspool usaldada Ameerika esindaja? Ma ei usu, et siin oleks mingit plaani, ma kordan, minu arvates valitseb siin tohutu segadus. Ma juhin teie tähelepanu ühele asjale. Kui jaanuaris olid 100 000 iraanlased tänavatel protestimas häbiväärse režiimi vastu, ütles Trump, olge rahulikud, me tuleme teid päästma. Kui te ühendate selle avalduse sellega, et detsembris pöördus Netanyahu pärsia keeles Iraani rahva poole, öeldes, tõuske režiimi vastu ülesse. See on veel üks tõend sellest, et Trump oli tõesti veendunud, et režiimi vahetus on võimalik. Ma juhin ka teie tähelepanu sellele, et seal on juba 6 nädalat paigal 50 000 Ameerika sõdurit. Peale kulude laskemoona kasutamine. Olete näinud, et Pentagonis on selle kohta juba mõnda aega häire. See tähendab, et ka laskemoon on piiratud ressurss. Sa ei saa kasutada rohkem kui toodad. Sellest saab aru isegi laps. Aga ilmselt Ameerika Ühendriikide presidendile pole see mõiste eriti selge. Aga on ka välja arvutatud, kui palju Tomahawk kindral on kasutatud. Ja on ka enam-vähem teada, kui palju neid on. Sõjad ei lõpe mitte jumala tahte. Need lõpevad, sest raha saab otsa, relvad saavad otsa, võitlusvõime saab otsa, mitte võitlustahe, vaid võitlusvõime. Ka ameeriklaste võitlusvõime on märgatavalt vähenenud. Mis puudutab Föderaalreservi küsimust, siis ainus asi, mida ma oskan öelda, on see, täna kongressis toimunud esimene kuulamine oli väga huvitav, sest Föderaalreservi uus juht, kes teoreetiliselt peaks Trumpi toetama intressimäärde langetamisel, selle käimasoleva sõja tõttu, millega kahjuks kindral Kapitini on siin õigus, mitte ainult ei lõppe, vaid kui homme hommikul need jälle peale hakkavad, siis läheb asi veel hullemaks. Inflatsioon kasvab veelgi, energiahind tõuseb, kasvab Trumpi risk kaotada vahevalimised. Kasvab Trumpi ja tema liitlaste risk sattuda kohtu alla 3. tagandamisprotsessiga. Keegi võib isegi vangi minna, sest vaadake, Ameerika süsteem on muutunud nii karmiks, et Trump on juba 10 aastat öelnud. Vangi Obama, vangi Clinton, vangi Bideni poeg. Aga ärge arvake, et teisel pool on mingid õrnad hinged. Seal ei ole õrnu hingi. Demokraadid on surve all. See ei ole nii, et demokraadid on head ja vabariiklased on halvad. Kõik räägivad. Seekord teeme arved lõplikult klaariks. Föderaalreservi kohta, miks see on huvitav? Sest see kandidaat sisuliselt ei saa teha seda, mida Trump oleks tahtnud, et Powell, Föderaalreservi praegune juht, teeks. See toob kaasa uue kriisi, ehk siis mai keskpaigas avaneb uus probleem raha hinna osas. Raha hind ei puuduta ainult Ameerika Ühendriike, vaid kogu maailma. Dollar on maailm, hoolimata piirangutest ja raha vähenemisest jääb see ikkagi maailma valuutaks. Sadamaid ja muid kokkuleppeid puudutavates küsimustes näib, et kompromiss on võimalik, kuid minu arvates oleme siiski veel väga algfaasis. Enne kui edasi liigume, sest on veel palju muid teemasid, pean ma tänama sponsorit. Leiate kohe vestlusest lingi, mis viib ei kellegi muu kui Incogni juurde. Ma kujutan ette, et ka teie, nagu minagi, saate iga päev rämpskirju teenustelt, mida te isegi ei mäleta tellinud olevat. Nii et teadke, kui nad teiega ühendust võtavad, siis olete sattunud nende nimekirja. Seega, kui te registreerute veebilehtedel, eriti tasuta lehtedel, pidage meeles, et kui miski on tasuta, siis tähendab see, et toode olete teie ise. Mis on Incogni? See on teenus, mis tegeleb teie isikuandmete eemaldamisega
e-post, telefoninumber, aga ka isikuandmed. Nemad suhtlevad erinevate andmevahendajatega ja hoolitsevad selle eest, et teie andmed eemaldataks. Seega on see äärmiselt kasulik just sellepärast, et teid eemaldatakse ja teil on võimalus kaduda. Te ei saa enam neid e-kirju, see vähendab õngitsuskirju, vähendab teile tehtavaid telefonikõnesid ja üldiselt ütleme nii, et see vähendab pahatahtlikku tegevust, sealhulgas pettusi, sihitud rünnakuid ja selliseid asju. Inconi ei müü teie andmeid edasi, maksate natuke, tegelikult väga vähe, sest kui kasutate minu koodi, saate 60% soodustust. Leiate lingi kirjeldusest, vestlusest, esile tõstetud kommentaarist ja lisaks toetate kanalit. Pidage meeles, et kui teid ei leita, ei saa teid ka tülitada. Seega on Inconi lahendus nii teie kui ka minu probleemidele. Mina olen kasutanud seda oma numbril, oma e-posti aadressidel, ka oma naise omadel ja ausalt öeldes pole ma pärast umbes 1,5 kuud enam ühtegi kõnet saanud. Oluline küsimus Daniele Morole. Kuna Trumpile sellest segadusest ei piisa, lisas ta ka selle suurepärase pärli. On olnud teateid, et Pentagon valmistub sõjaliseks tegevuseks Kuubal. Kas need teated on tõesed? Kas Kuuba on järgmine? No, see sõltub sinu sõjalise tegevuse definitsioonist. Kas see võiks olla Venezuela või Iraan? Jah, see sõltub sinu sõjalise tegevuse definitsioonist. Tegelikult tõi ta uuesti üles Kuuba teema, millest me hiljuti rääkisime. See tähendab, et avatud allikad ütlevad, et Ameerika Ühendriikide tegevuses Kuuba suhtes on kummalisi liikumisi. Ja kui temad küsiti otse, kas Kuuba suhtes on mingeid samme, siis ta vastas, see sõltub sinu sõjalise tegevuse definitsioonist, mis on umbes sama jama, mida ta Venezuela kohta ütles. Nii et kas sa tead, kas selles osas toimub midagi, arvestades, et kõik keerles ka Rubio ümber? Absoluutselt, jah. Kuuba on Trumpi jaoks omamoodi väike Venezuela. Selles mõttes, et see asub piirkonnas, mille tema on välja valinud. Seega Ameerika põhimõtteliselt Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Ameerika on tema ainupädevuses. Kuuba on režiim, mida on lihtne rünnata. See ei kujuta endast Ameerika Ühendriikidele terroristlikku ohtu, vaid on lihtsalt ajalooline haav kõigi Ameerika administratsioonide jaoks. Alates John Kennedyst peavad nii demokraadid kui vabariiklased kastristliku süsteemi, mis tol ajal oli kommunistlik, nüüdseks aga postkastristlikuks. Igal juhul on Kuubal siiani diktatuur, see on siiski häiriv, kuid mitte ohtlik. Minu arvates hoiab ta Kuubat võib-olla mõned nädalad enne valimisi, sest see on talle lihtne võit, ütleme nii. Palju lihtsam kui näiteks Venezuela, mida on keerulisem hallata. Venezuela. Muide tuleb öelda, et Trumpil õnnestub see operatsioon, mida ta tegi ka ära hallata. Selles mõttes, et režiim. Eile oli Financial Timesis uurimus just selle kohta, kuidas Venezuela režiim tegelikult annab järele peaaegu kõigile kapitalismi majanduslikele nõudmistele. Ameerika kapitalismile. Ja Kuubaga käivad sarnased läbirääkimised. See tähendab, et ameeriklased ütlevad Kuubale, kui te muudate režiimi avatumaks, vabastate natuke dissidente, lihtsalt selleks, et näidata, et me seisame inimõiguste eest ja nii edasi, üsna pealiskaudselt, aga on tekkinud ka teine probleem. On miljoneid Kuuba päritolu Ameerika kodanikke, kes on kohe esitanud küsimuse, aga kui režiim kukub, peate te meile tagasi andma need varad, mis Fidel Castro aegadest Kuubalt ära võeti. Aga see jääb lihtsaks operatsiooniks, minu arvates ei ole vaja sõjalist sekkumist, ta juba näljutab teda. Ma juhin teie tähelepanu sellele, et ainus üldisest trendist erinev operatsioon on see, mida venelased on saanud läbi viia abi andes nii venelased kui ka hiinlased. Nii energiaallikate, riisi kui ka toidu osas Kuubal. Kuid on ilmne, et Kuuba režiimil ei ole läbirääkimisruumi. Läbirääkimised käivad, on teada ka kellega ja kus neid peetakse.
Minu arvates ei pea ta selleks jõuvõtteid kasutama, minu meelest suudab ta selles küsimuses mingisuguse kompromissi saavutada. See ütleb meile, et väljaspool Ameerika mandrit jääb talle avatuks kogu ülejäänud maailm. Sest kõik mängud, millest me täna õhtun pole veel rääkinud. Ma tuletan teile meelde, et 1,5 kuud tagasi kutsus Trump kokku 10 maailma poliitikuid, sest ta pidi üles ehitama Gaza. Gaza on ajalehtedest kadunud, aga ta on ikka seal. Liibanon on ikka seal, Ukraina on ikka seal, Taiwan samuti. Sama lugu, ehk siis need on maailma rindelõigud ühe suurriigi jaoks, kes väidab end olevat maailma impeerium, kelle jaoks on peaaegu kõik rindelõigud avatud. Ilma lahendusteta. See ei ole, ma mõtlen, see ei ole regionaalne probleem, suhe Euroopa Liidu ja niinimetatud soovijate koalitsiooniga. Ma mõtlen, see rünnak, mida ma olen kindel, et paljud sinu jälgijad on näinud, see rünnak, mis täna Moskvas tuli, väga jõhker Itaalia peaministri vastu. Ta ütleb, et isegi Moskvas on märgatud, et isegi kõige vähem vaenulik juht on muutunud. Ja seda tunnevad ka riiklikud meeleavaldajad. See on tingitud sellest, et viimastel päevadel tuli muuta seisukohta inimkonna suhtes. Loomulik loll, patenteeritud idioot. Giorgio Putamelloni. Üleriigiline televisioon, jah, kui te mõtlete selle peale. See mitte ainult, aga tema on isiksus, paljud Itaalias tunnevad teda, miks, sest ta räägib itaalia keelt, sest tal on üks kaunimaid villasid Como järve ääres. Ta saabub need tegelasedeks, kes tulevad Moskvast. See on tal arestitud. Ta õppis itaalia keelt ühes maailma kaunimas paigas. Ja nagu peaaegu kõik need tegelased on ta sisuliselt investeerinud oma raha läände. Ja täna on tal need olemas. Seega. Ka sellest pole ma kunagi aru saanud, eks. Ma pole sellest kunagi aru saanud. Kõik need Venemaa kaitsjad, eks. Isegi majandusprofessorid, kes kaitsevad Venemaad. Ma näen neidki. Aga kui nad natuke raha teenivad, siis ehitavad nad endale villa siia. Ostavad Bentley, ostavad villa Toskaanas, Prantsusmaal, sellistes kohtades. Nad ei osta seda Gagausiasse ega osta seda Boriasiasse. Mõni Ungaris, sest tead, kui kaua võtab aega ehitusloa saamine Gagausias? Proovige teie midagi Gagausias ehitada seda. No, ärge alahinnake rünnakut, mis tuli Moskvast. Ärge kunagi unustage, et 1,5 kuud tagasi ründas Moskva välisministeeriumi pressiosakonna juht vabariigi presidenti Mattarellat. Olge ettevaatlikud, see on tõsi, et Itaalia on keskmise suurusega riik, keskmise mõjuga jõud, aga roll, mida Itaalia lääne sees mängib, häirib väga paljusid riike. Orbaani kaotus ei ole 10 miljoni elanikuga riigi kaotus. Näiteks hiljuti võitsid Bulgaarias venemeelsed suveräänistid, aga keegi ei saa panna Bulgaariat ja Ungarit samale pulgale. Ungari on mänginud rolli kogu magaliikumise, sealhulgas Ameerika oma, rahastamises. Ma ütlen teile seda, sest ma tean, millest ma räägin. Ka Washingtonis on saadud kopsaka tasuga kutseid minna Ungarisse ja aidata ehitada Ungarit kui omamoodi Euroopa Liidu sisemist vaenlast ja laiemalt kogu läänemaailma vastast. Need reaktsioonid, mis praegu tulevad, ütlevad meile, et närvilisus lääne ehk selle suhtes, mida me nimetame liberaalseks maailmaks, ei ole ainult Washingtonis. See on ka Moskvas ja samuti Pekingis. Sest Peking, kellel on samuti sisemisi probleeme, mängib Iraani suhtes väga negatiivset rolli, sest nad aitavad iraanlasi täpselt nagu venelased. Tõepoolest, konfiskeeritud laev võis vedada kahesuguse kasutusega kaupu, nii väidavad ameeriklased.
Tahtsin esitada küsimuse Paolole, kuid enne tahtsin öelda midagi Ungari kohta. On olemas terved reportaažid Ungari küladest, kus praktiliselt räägitakse vene keelt. Selles mõttes, et venelased on loonud sinna oma kogukonna, ostnud terve küla ära. Ja Ungari on alati andnud viisasid, lubasid sissepääsuks. Neil on olnud soodustatud roll. Venelased toovad muidugi raha ja saavad seetõttu isegi praegusel ajal tänu Ungariale lihtsama pääsu Euroopasse. Sellepärast ongi alati olnud see lähedane suhe. Muide, selle kuulsa skandaali rahad, kus 3 suurt Ameerika YouTuberit said raha selle eest, mida nad ütlesid. Huvitaval kombel liikusid need läbi Slovakkia ja Ungari, kus tegutses ungarlasest võltspankur ja nii edasi. Nii et see on alati seesama panganduslik skeem, lubade skeem ja nii edasi. Seega on aru saada, miks tal oli alati eelistatud suhe venelastega, ka energiaküsimustes. Tulles tagasi Solovjovi teema juurde, et ta on nagu kaugjuhitav, siis kui ta alustab nii jõhkra ja labase rünnakuga, siis see haiseb ka selle järele, et keegi Itaaliast on talle juhiseid andnud. Nüüd me teame, et Itaalia parempoolses leeris on natuke segadust. Seega tahtsin sinult küsida, Paolo, mida sina sellest loost arvad? Sest ma kahtlen, et Solovjov lihtsalt ärkab hommikul üles ja ütleb, keda ma täna ründan ja hakkab siis Melonit jõhkralt ründama. On ilmne, et Meloni valitsus oli igal juhul vähemalt formaalselt Zelenskile väga lähedal. Ja ta hoidis sellest joont kinni, hoolimata sellest, et tema grupi liikmed nagu Bandacci, Salvini, Jalte olid selle vastu. See asi on natuke kummaline. Kas tunned natuke kahtlast lõhna, Paolo? Jah, enne kui annan vastuse, mis on siiski ainult arvamus. Ma mäletan, et Ungaris, kui on selline aeg ja kõik on kodus, on neid 9,5 miljonit inimest. Lombardias on 10,5 miljonit inimest. See on miljon rohkem kui ungarlasi. Ainult Lombardia. Miks see nii on? Sest numbritel on oma tähtsus. See, mida täna tegi Vene televisioon, tehti riigi vastu, millel on oma kaal. Mida ta ise endale ei tunnista, ma räägin Itaaliast, aga tal on see olemas. Itaalial on teatud tasemega majanduslik kaal, teatud tasemega demograafiline kaal ja geograafiline asend, mis võrreldes venelaste huvidega. Nii suunatud Liibüa poole, nii suunatud uue tugipunkti saamisele Kesk-Vahemeres, nii lähedane nüüd egiptlastele ei ole võrreldav teiste omaga. Mis meil on? Meil on see, et Meloni võttis nädal tagasi vastu Zelenski kohe pärast liitlase kaotamist Ungaris ja tegi selle usutunnistuse, mida ta tavaliselt teeb. Sest Meloni on alati öelnud, et Itaalia valitsus, Itaalia parlament toetavad Ukrainat. Ilma kui jagata nii palju, kui meie teha saame. See on see realismi element, mille Itaalia lisab Euroopa üldisesse arutellu. Ilma, et me midagi välja mõtleks nagu Balti riigid või Poola. Selle nimel, mida me teha saame, anname teile kõik, mida suudame, aga te ei saa eeldada, et me oma kodu maha müüme, et teid aidata, sest seda me teha ei saa. Aga realismi piires käitub Itaalia väga ausalt ja on eeskujuks ülejäänud Euroopa Liidule. Itaalia arvates Euroopas esialgu saadetakse need pikalt, kui need esimest korda peale pannakse. Aga siis tasapisi, kui te end umbes 20 päeva, pooleteise kuu pärast vaatate, suuremat osa Itaalia valitsuste esitatud argumentidest võetakse mingil määral arvesse, sest sageli on need mõistlikud argumendid. Siis miks nad meid läbi võtavad? Nüüd hakkan ma halba arvama, sest võib-olla on meil aasta pärast valimised. Meil. Aga vabandust, see tüli Trumpiga, sest ka ajastus puudutab Zelenskit. On tüli Trumpiga, sest isegi Meloni jaoks Trump ei... Meie pole midagi katkestanud. Trump katkestas meiega. Meie hoolime üksteisest väga, aga meie elame koos paastiga. Seega me ei saa temaga halvasti käituda, sest see on ka viisakuse küsimus. Paolo, kaalu mõttes, miks ta peaks just meie peale pahane olema? Itaaliaga. Me ei oma mingit tähtsust Ukraina abistamisel, kui need formaalsused välja arvata. Aga me oleme väga olulised Euroopa arvamuse kujundamisel. Ja nüüd valimistega seoses. Ja siin räägin ma oma arvamusest. Mul pole tõendeid, nii et ütlen lihtsalt oma arvamuse, mis on sama väärtuslik kui kellegi teise oma. Kindlasti vähem kui aasta enne valimisi.
nõrgestada seda paremtsentri osa, mis on nii silmanähtavalt ja avalikult Ukraina-meelne, selle paremtsentri osa kasuks, mis ei ole sugugi nii avalikult Ukraina-meelne ja samuti ka selle kasuks. Vasakpoolse osa kasuks. Giuseppi, kes ei ole tegelikult nii entusiastlik, tema varjab seda teise jutu alla, sest relvade asemel ostame me panettoonisid. Olgu, jumala eest, tegelikult me teame seda väga hästi, sest kui ma nõrgestan parempoolset osa, mis on avalikult Atlandi-meelne ja Ukraina-meelne ning püüan tugevdada parempoolset osa, mis pärast valimisi võib ikkagi võitjaks osutuda, ma räägin Salvinist, räägin Vannatšist, räägin Contest, räägin sellest rahvast, see oleks meile kasulik. Tegelikult, kui see plaan õnnestuks, oleks neil midagi palju enamat kui Orban. Kujutage ette, kui Itaalia teeks seda, mida Orban teeb. Kui Iiri või Enni president, ma jään alati segamini, Descalzi, kui ta ütleb, et tuleb hakata ostma Vene naftat, siis ta ütleb seda kui spetsialist, ta oli. See hobuseraua teema, eks Paolo, ehk siis need, kes on äärmus parempoolsed ja enam-vähem need vasakpoolsed, kes leiavad end juhuslikult samal seisukohal. Aga kui see inimene ütleb sulle, et me peaksime hakkama uuesti mõtlema gaasi ja nafta ostmisele venelastelt, sest selle blondi kriis viib meid tõesti põhja. Me jääme tõesti hätta. Ja Descalzi peab kõne, ma usun, et see on Descalzi, ma ei tahaks nimega eksida. Ta paneb tõesti tehniliselt kogu riigi energiamajanduse juhtimise enda peale. Mida ma oskan öelda? Me läheme võtma energiat sealt, kus seda on. Ma ei saa ju öelda, et ei, sureme kõik ära, sest on loomulik, et tema ütleb, et läheneme Venemaale. Valitsuse vastus, mõtleme sellele. Võib-olla paneme söeelektrijaamad uuesti tööle, kustutame tuled. Nad ei öelnud talle, jah, nüüd vaatame edasi. Nii et pange kõik kokku mõte, et võib-olla kogu Itaalia pehmeneb natuke. See ei ole Ungari, see ei ole 9,5 miljonit elanikku, see ei ole Ungari majandus. See on 2,5 korda suurem kui Hispaania majandus, lihtsalt öeldes. Tahtsin öelda midagi poliitilisest vaatenurgast, selles mõttes, et Panacio tegi kavalat käiku. Kui sul on parem tiib, mida juhib Meloni, kes on muutunud väga atlantistikuks, vähemalt näiliselt, ta teeb paraade koos Zelenskiga ja ei tegele enam nende teemadega, millega nad tavaliselt tegelesid, nagu immigratsioon ja siseturvalisus. Vaata, ühe parempoolse jaoks, et meelitada teda ajaloolise parempoolsuse poole, on ta tugevalt atlantismi vastane. See tähendab, et kahtlused Itaalia NATO-st lahkumise suhtes, nagu ütlesid need punakas-punased ja mustjas-tumedad, ütlesid sama asja, välja NATO-st. See tähendab, et üks Vannatse, kes liigub rohkem paremale ja ütleb muuhulgas, et see on absurdne, sest tema oli relvajõududes. Ei NATO-le, ei ameeriklastele, jah Vene gaasile ja nii edasi, mis eemaldab parempoolsuse kõige karmima ja puhtama osa. Nii et ta teebki kõige puhtama parempoolsuse. Samas Meloni on aga veidi lahjenenud ja pehmenenud. Ja teisel pool on sul muidugi 5 tähe liikumine, Schlein, kes oli mõnda aega väga lähedal Conte mõtetele, siis keerleb ta enam-vähem selle ümber, aga ei ütle kunagi midagi täpselt selget. On huvitav näha, et see, mida nüüd ainult Vene televisioonis öeldakse, teenib eesmärki Melonit veelgi rohkem pisendada. See ongi mängu huvides. Nii Itaalia paranäärmuslastele kui ka sellele poolele Salvini, Conte Joltel, kes võiksid hakata seda valitsust õõnestama. Mul on Solos kahju, aga kui vähegi, arvestades, et tal on villa Como järve ääres, kui ta on vähegi rääkinud mõne itaallasega ja me peaksime õppima üksteist tundma, siis ainus viis seda eesmärki mitte saavutada on teha nii, nagu tema tegi. Sest ükskõik kuidas ka poleks, me võime oma valitsuse liikmetest halvasti rääkida, aga kui sina minu valitsusjuhi üle nalja viskad, siis ma küll plaksutama ei hakka. Välja arvatud mõned üksikud üliinnukad, see ei ole õige tee. Aga nemad valisid selle tee, kuid nad pole just tuntud oma peene tundelisuse poolest selle küsimuse lahendamisel. Neil on üks
millel pole sellist nagu see. Trump ründas teda poliitikuna, mõned ütlevad, et ta ründas teda ministrina. Mine võta kinni, ega keegi siin saladusi välja ei lobise. Teisel pool on Ameerika Ühendriikide president, kes ütleb Prantsuse Vabariigi presidendi kohta esimese kaasaegse vabariigi ajaloos, et tema naine lööb teda laksuga. Me oleme selles Barnumi tsirkuses, mis kokkuvõttes tähendab, et oleme tagasi oma mõõtmes. Natuke väiksem, natuke viisakam, vabandust teiste väljendite pärast, ma ei leia paremat sõna, midagi viisakamat, natuke britilikumat, natuke rohkem võib-olla pikemas perspektiivis või paremal ajal. See võib meile anda eelise võrreldes teiste maailma piirkondadega, kus viisakus on ka äritegevuse olemus. Proovi jaapanlasega üüpitseda. Proovi teha lolli indialase või araablasega. Proovi öelda, kas te usute, mida ta ütles Araabia troonipärija kohta, et ma sundisin teda mulle tagumikku suudlema. Araablane laseb selle mööda, naerab ja joob õlut. Aga tema ootab sind 20 aastat ja lõikab sulle esimese võimaluse korral kõrvad ära, just siis, kui see sulle tõesti haiget teed. Ja ta veedab selle aja uurides, kuidas sulle tõeliselt haiget teha. Meie, kes elame Vahemere ääres, tunneme üksteist, kõik, kes elavad selle logu ümber, meie selle põhjakaldal, araablased selle lõunakaldal, aga me kõik tunneme üksteist, türklased idas. Ja me teame, et teatud asju selles maailma osas ei öelda ega tehta, kui sa tahad siin maailmas elada. Ja meie oleme siin sees elanud juba 3000 aastat. Tema ei tea isegi, millest me räägime. Kui sa proovid sellest rääkida, siis ta ei saa sinust aru, sest Veneetsia suutis hoida saatkonda Konstantinoopolis isegi sõja ajal ja keegi ei teinud talle midagi, sest ta teadis, ta oskas käituda. Näiteks, lihtsalt öeldes. Vastan küsimusele, vabandan, kui kaldun teemast kõrvale, Iraani kohta Mirko jaoks väike maiuspala. Ja hea Lansara, see on põhjus, miks ma selle tausta panin. Tundub, et nad on 10. tüübi pensionile jäämise edasi lükanud aastani 2030. Nad ei tohi seda pensionile saata. Mitte kunagi pensionile saata. Mitte kunagi. Mitte kunagi. Varem või hiljem läheb seda ikkagi vaja. Ja nendele, kes ütlevad selliseid asju, jätke Itaalia poliitika rahule, see pole teie jaoks, mul on kahju, aga kuigi mitte kõik ei suuda poliitikat ellu viia, on kõik võimelised seda hindama. Palun, Daniel. Nii, ma pean ütlema ühte asja. Olles elanud 18 aastat välismaal, itaallasena välismaal, pean ma ütlema, et Itaalia tuleb sellest olukorrast välja vähem kehvasti kui paljud teised riigid, isegi võrreldes riikidega, millel on olulisemad traditsioonid. Kui te vaatate kaitseministri Crosetto seisukohta, kes käis parlamendis ja pidas kõne, millega isegi osa opositsioonist nõustus. See on Itaalia suhtumine, millel on kõik ühe keskriigi piirangud. Ta peab arvestama ajaloolise liitlasega, kes ei ole enam meie liitlane. Meie oleme endiselt ameeriklaste liitlased. Ameeriklased ei ole enam meie liitlased. Sest kui nad lähevad Ungarisse kampaaniat tegema kaotajale, siis tegelikult annavad nad sõnumi AfD-le. Saksamaal, Le Penile Prantsusmaal, Vannacile ja Salvinile Itaalias, Farage'ile Inglismaal. Meil on riik, mis toimib veidi paremini kui teised keskmised Euroopa riigid. Meloni järjekindlus ei tulene poliitilisest sümpaatiast, vaid tõdemusest. Meloni oli Ukraina poolel, kui ta oli opositsioonis ja on Ukraina poolel ka nüüd, kui ta on valitsuses. Ma juhin teie tähelepanu sellele, sest ma ise kogesin seda. Conte peaministri ajal, kui Washingtonis ei tahtnud Conte valitsusena maksta. Juba tellitud F-35D Ameerika Ühendriikidel pöörati ümber. Kaitseminister saabus Washingtoni, see pöörati seal sõna otseses mõttes ümber, neist said ameeriklaste sõbrad. Mind hirmutavad poliitikud, kes muudavad oma arvamust sõltuvalt sellest, kas nad on valitsuses või opositsioonis. Need on vastuvõetamatud seisukohad. Ma ei ole sõjanduse ekspert, aga vaadake isegi selles operatsioonis, mida arutati hiljuti Pariisis.
Itaalia merevägi, Itaalia miinijahtijad, nii palju kui lugeda võib, on üks väheseid ressursse, mida Euroopa riigid suudavad välja panna. Olles väikese ja keskmise mereväega, mis tegelikult on ka Londonis tunnustatud, et Itaalia merevägi on sõjaline, parem kui Inglise oma, mis on muutunud Ühendkuningriigi naljanumbriks. On ka teisi riike, kellel on suuri raskusi. Vaadake, et rünnak, mis täna Moskvast tuli, on kontekstis, mis ei puuduta Melonit, nagu pealkirjas, mida sa just näitasid. Meloni, nagu Sokoli rünnaku teises punktis, on see, kes ta on, ta reetis Trumpi. Moskvas kurdetakse, et Meloni reetis Trumpi. Ta ei reetnud Trumpi. Mida sa siis ütled? Nad ütlesid, et riigid ei peaks olema Ameerika marionetid. Kes on praegu surve all? Praegu on surve all suveräänsuse pooldajate leer, kes on sattunud jamasse. Sest Trump avas sõja ja ei suuda seda lõpetada. Ja ta nimetab seda, tuletab meelde, sõjaliseks erioperatsiooniks. Indral Capitini juba 6 nädalat on Ameerika Ühendriikide president pidanud sõda, millel tal ei ole julgust nimetada sõjaks. Kes tuleb teile meelde, kes juba 4 aastat peab sõda, kus, kui sa seda sõjaks nimetad, lähed vangi? Putin. Me oleme ühes. Me oleme olukorras, kus 3 suure impeeriumitel, ka hiinlastel, on sisemine süsteemne probleem pidevad sõjaväelaste ametist kõrvaldamised. Tähelepanu, me ei räägi täna õhtul Hiinast, kuid ka Hiinas on praegu suuri nõrkusi. Minu seisukoht, ütleme ajaloolisest vaatenurgast on see, et me elame praegu nädalaid, mis lähevad otse ja sirgelt sõjajärgse ajalukku. Me elame praegu ajajärku, mis on palju tõsisem kui Berliini müüri kriis ja Nõukogude Liidu lõpp, sest seal kukkus kokku Nõukogude impeerium. Siin laguneb rahvusvaheline struktuur, mis on mingil moel 80 aastat maailma koos hoidnud. Esimene ohver, kui te järele mõtlete, mis see on? ÜRO, mis on 80 aastat püsinud kompromissil. Suurte võimude vahel. Suured võimud ei suuda enam kompromissile jõuda, sest neil ei ole enam strateegiat. Strateegiat ei ole. See ongi probleem, millega me täna silmitsi seisame. Di strategia, improvisatsiooni. Improviseerimine, aga ka see, et meid on Iisraeli ametnike poolt kaasa tõmmatud samale missioonile, kellel on olemas plaan. Ma tõstan mütsi Iisraeli strateegia ees, sest nad on ameeriklased. Keegi ei räägi sellest muuseas. Me näeme seda, kes on näinud Bibi. Nendel kuudel pole temalt midagi kuulda olnud, sest kogu kisa käib, kogu pinge on Trumpi peal, nemad jätkavad oma asjadega. Muide, just katkes relvarahu Liibanoniga, juhuks kui me oleme vahepeal midagi 2 silma vahele jätnud. Seda rikkusid neil päevil iisraellased ja täna teatas Hezbollah, et nad on tulistanud. Nii et nemad ütlevad, et rikkusid nemad ja hakkavad uuesti pihta. Nii et Iisraelil on kogu oma projekt, mis jätkub edasi, samal ajal kui maailma müra käib pidevalt. Kõik on keskendunud Trumpile, sest ta on muidugi täiuslik tegelane. Kui mina tahaksin segadust külvata ja mul oleks liitaja nagu Trump ning teaksin, et süü langeb tema peale, piisab vaid tema käivitamisest, sest ta teeb kõik ise ära, siis on ta ideaalne kaaslane, kui tahad selliseid asju teha. Ta ütleb niikuinii kõike ja vastupidist ka. Meie, nagu ka ajalehed, vedame päevad teda jälgides, samal ajal kui Iisrael jätkab vankumatult oma plaaniga. Samuti näeme, et Golani kõrgustike lähedal, mis puudutab Druuse, lisaks Liibanoni ja nii edasi, asjad liiguvad vaikselt edasi. Mondo Sint hoiab alati silma peal sellel, mis toimub. Seega usun, et see lõpeb, kas ta teeb järjekordse kannapöörde ja pikendab juba 5. korda relvarahu või peab ta jääma oma sõnadele kindlaks ning homme tuleb rünnakutega uuesti alustada. Ma ei tea, Paolo, kas ta lahkub või tehakse kokkuleppe või ei tehta kokkulepet igal juhul, mida nad meile kinkisid. 2 kuud kaost.
jah, aga ta ütles seda, nad ütlesid seda, ka majandusteadlane ütles seda. See, vabandust, praegu ei tule nimi meelde. Igatahes, kui see kriis kestab kindla arvu kuid, 2 kuud. Aitäh, vabanda väga, aga ma mõtlesin raskelt. Kui see kriis kestab 2 kuud, siis hinnatõus jaguneb 2/12 ehk 1/6 nafta keskmise maksumuse peale aasta jooksul. Aga siin oleme juba jõudnud 50 päevani ja lõppu pole näha. Kui see asi kestab enam-vähem koos miinide eemaldamisega 4 kuud, 5 kuud, siis räägitakse tõelisest süsteemsest kriisist, mis kord käivitununa ei ole kiiresti ümber pööratav, lihtsalt sellepärast, et sa ütled nii. Jah, aga olge rahulikud, Andreas on avatud, Väin on avatud, Väin on avatud. Rafineerimisvõimsused on samad, mis varem, laevandusvõimsused on samad, mis varem, nafta tootmise ja töötlemise võimsused on samad, mis varem. Või mitte. Ja samal ajal, millised teised väärtusahelad on arenenud ja püüavad ellu jääda. Milliseid muid kohutavaid segadusi on see kriis üle maailma põhjustanud? Lahendus puudub, kuna pole ühtegi jõudu, mida tunnustataks kui garantiid või mis suudaks maailmas kriisiolukordi kontrolli all hoida. Kas see laseb meil rahulikult elada? Või otsustab mõni kusagil kaugel asuv riik kusagil oma väina hõivata või segadust tekitada, teades, et keegi ei tule teda segama? Selles mõttes on Danielel täiesti õigus. Ülemaailmse juhtimise puudumine on siin äärmiselt ilmne. Meil on jäänud vaid Hiina mudelit katsetada. Venelased on näidanud, et neil pole selleks jõudu. Ameeriklased on näidanud, et neil puudub visioon ja nende jõud ei ole ülesande jaoks piisav, mille nad endale on seadnud. Hiinlased pole veel midagi näidanud. Ja ma värisen selle mõtte peale, sest ma ei tahaks, et nad lõpuks tõestaksid, et neil on midagi ja siis hakatakse tantsima nende muusika järgi, mis minu arvates ei ole kõigile eriti meeldiv. Mulle meeldib kokandus. Paolo, sulle on üks küsimus. Kuidas oleks võimalik säilitada korda meie riigis, kui tekiks tõsine kütusevarustuse puudujääk ja sellest tulenev hinnatõus? Nagu me nägime, on reservid lühiajalised ja strateegilised. Need kestavad kuu või poolteist. Ja Giorgio Alfarasil oli õigus. Ta rääkis, et praegu suunab Saudi Araabia peaaegu kogu 40% oma liiklusest selle naftajuhtme kaudu, mis ulatub sisuliselt Punase mereni. Ja teised riigid, kui see segadus jätkub, küsivad tõenäoliselt ka, kas nad saavad samuti liituda. Siis nagu ütleb Giorgio, kui mahud kord juba liiguvad, ei lähe need enam kunagi endiseks tagasi. Kriis muutub süsteemseks, leitakse lahendusi, keegi ei hakka enam kõike teisele poole tagasi viima. Seega on sul paratamatult langus. Annan sulle viimase numbri ja annan siis sõna sulle üle. Punase mere teema. Punase mere liiklus on taastunud vaid 66% ulatuses. 34% on igaveseks kadunud. Nad jätkavad pikka marsruuti. Ja õigesti, sest homme võivad iraanlased taas viimastele käsu anda tulistada. Jah. Kuidas seda tehakse? Vaadake, kui te oleksite selle küsimuse küsinud enne koroonaaega, oleksin ma andnud vastuse. Pärast koroonaaega on mul mõned kahtlused, sest meil on olnud selge tõestus, et itaallased teevad teatud aja jooksul täpselt seda, mida neile öeldakse. Nii et kui valitsus suudaks edastada sõnumi, et bensiini pole ja tuleb süüa kord päevas köögiviljasuppi, sest muud pole, aga sa pead ka tõestama, et seda pole kõigile, siis ma arvan, et ühiskond peab teatud aja vastu. See teenuste ja töötleva tööstuse ühiskond nagu Itaalia suudaks ellu jääda, kui bensiin maksab 5 eurot liitri eest ja salat 9 eurot. See on tegur, mida pole kunagi kogetud, mitte Itaalias, vaid Euroopas. Sest sellest ei saaks enam lihtsalt rääkida, see oleks näljahäda tagasitulek. See on mõiste, mida enam ei eksisteeri. Lastele ei õpetata enam näljahäda tähendust. Mida see tähendab? Meie oleme üles ehitatud veendumusele, et energiavarustus kõigub küll teatud hindade juures, kuid see on tagatud nii kaubana kui ka kogusena. Aga kui seda enam ei tule ja see, mis tuleb, on üüratute hindadega,
siis muudab see täielikult riigi tööstusstruktuuri. Sellest saab hoopis teistsugune riik. Kuidas reageerivad itaallased? Ma ei tea, see võib ulatuda leppimisest kuni Manzoni kirjeldatud leivamässuni ja kõik need reaktsioonid oleksid täiesti mõistetavad, kuid need oleksid lihtsalt reageerimine olukorrale, mida sa ise pole põhjustanud, kuid mis sind mõjutab. Vaadake, kui kuulete veokijuhti rääkimas, kes ütleb, minu veokipaagi täitmine maksis varem 800 eurot, nüüd maksab 1200 eurot. See on täna ja kui ta ütleb, et see on tõusnud 800 eurot, 1450 ja nii edasi, minge täna praegusel ajal mõnda supermarketisse ja proovige leida puuvilju, mis maksavad alla 3,5 euro, 3,5 euro, 3,99, 3,80. Ja me oleme kevadel, mitte keset talle. Juba hakkate nägema selle mõju, proovige poes käia ja näete, et kulutate rahulikult 10-15 eurot rohkem kui 40 päeva tagasi, ostes samu asju. Aitäh! Kuidas see kõik lõpeb, mul pole aimugi. Aga seekord ei ole meie süüdi. Me ei saa öelda, et oleme midagi valesti teinud. See oli mäng, mis mängiti meie peade kohal kogu mandri ulatuses ja mis tõi meile palju pahandusi. Ausalt öeldes loodan, mul on sulle küsimus Itaalia konsulaadist Ameerikas. Nad ütlevad mulle, et kui Vance ja Rubio lepivad kokku, võiksime kasutada 25. põhiseaduse muudatust enne vahevalimisi. Kas selline reetmine on tõenäoline? Ja veel üks asi, me ei saanud sellega tegeleda, sest mina tegin vahepeal mitmeid otseülekandeid Sudaani ja Ladina-Ameerika teemal. Trumpi rünnab paavsti vastu, aga mis asi see oli? Kas sellel oli mingi mõte? Mis kurat tal pähe tuli? 2 vastust. Esiteks, juba mõnda aega käib arutelu kuulsa artikli 25 üle, mis sisuliselt tähendab riigipea kuulutamist vaimselt võimetuks riiki juhtima. See ei ole ainult opositsioonis. Tuletan meelde, et Itaalias oli meil sarnane kogemus minu meelest 60. alguses vabariigi presidendiga. Minu meelest oli see Segni, parandage mind, kui ma eksin, kellel oli insult pärast väga tähtsat ja pingelist kohtumist. Seal oli ka see, kellest hiljem sai tema järglane. Ja tekkis probleem, nimelt oli sul riigipea, kes sisuliselt ei olnud võimeline valitsema. Vastus on, et arutelu on olemas, aga ma ei usu, et Vance'il või Rubiol oleks isegi kaugeltki julgus seda küsimust ise tõstatada. See on küsimus, mille olen ka endale neil päevil esitanud, sest ma olen ka Trumpi puhul, keda olen aastaid jälginud, nende asjade suhtes alati väga ettevaatlik. Juba esimesel presidendi ajal öeldi, et teda šantažeerisid venelased. Kuulus Steele'i raport, mille ma olen läbi lugenud. Mitte ainult, et lugesin selle täielikult läbi, vaid kohtusin ka Steele'iga Londonis. Steele, kui mäletate, oli Inglise luureteenistuse Venemaa osakonna juht. Minu arvates on Steele'i raport suuresti tõene. Ma ei ole kunagi tegelikult uskunud, et Trump oleks Venemaa meelne, sest Putin teda šantažeerib. Minu arvates on motiiv palju rohkem psühholoogiline. Mitte šantaž, täpselt nagu ma ei usu, et Netanyahu, kui rääkida tänapäevas, šantažeeriks Trumpi Epsteini skandaali asjus. Minu arvates peame me aktsepteerima fakti, et Trump on inimene, kes ei sobi maailma tähtsaima riigi juhtimiseks. See arutelu jätkub. Ma ei usu, et see parlament, kellel polnud isegi julgus sundida Trumpi parlamendis arutelu pidama, nagu Ameerika Ühendriikide põhiseadus ette näeb. Et öelda, miks ja kuidas ta tahab seda sõda, mida ta juba peab, sellepärast ta ei nimeta seda sõjaks. Sest formaalselt, kui ta nimetab seda sõjaks, peab ta tunnistama, et Ameerika Ühendriikide president ei saa sõda pidada. Sellepärast ta nimetab seda erioperatsiooniks. Teine küsimus. Ütleme nii.
Tõeline küsimus, mis täna õhtul Washingtonis arutusel on ja mille tahaksin teile kaalumiseks esitada, on järgmine. Lähtudes samast tähelepanekust, milleni me kõik kolm täna õhtul oleme jõudnud, ehk siis, et Trump sattus jamasse ilma strateegiata ja ei tea enam, kuidas sellest välja tulla. Mis on see teema, mida ka täna Washingtonis arutatakse? Trump, kui te mäletate, lasi 2018. aastal õhku need kokkulepped, mille Obama oli iraanlastega sõlminud, need 2015. aasta kompromissid. Ma olin kohal, kui Obama ja Netanyahu pidasid Washingtonis 2500 inimese ees eepilise avaliku vastasseisu. Üks pool toetas kompromissi koos tuhandete piirangutega, Obama, ja Netanyahu ütles ei, mingit kompromissi. Mis on meie ees oleva parima võimaliku stsenaariumi puhul tegelik risk? Et Trump on sunnitud taas võtma vastu selle kompromissi, mida tema ise, Trump, nimetas maailma kõige halvemaks minema. Sest teiste kompromisside lõpetamine on lihtne, aga ise neid teha on raske. Teiste kritiseerimine on lihtne, kui sa aga valitsed, pead sina mulle näitama, mida sa teed. Et tema on sunnitud tegelikult iraanlastega uuesti tegema Obama kompromissi, kus Obama ütles, teeme mõned kontrollid. Vastu annan sulle natuke miljardeid, mille ma olin sulle blokeerinud halvemates tingimustes, sest Hormuzi küsimust heidetakse talle ette ka Washingtonis, isegi osa vabariiklastelt. Sina enne, Hormuz, hoidsid selle lahti ja Iraan ei olnud Ameerika Ühendriikidele ohuks. Täna seisad sa silmitsi kahe sõjaga, sest sina, Mirko, meenutasid enne midagi, millest me juba rääkisime vähemalt 6 aega tagasi. Netanyahu ja Trump peavad kahte täiesti eraldiseisvat sõda. 2 erineva strateegiada, 2 erineva rahvaga ja tulles tagasi kapitini jutu juurde, 2 erineva geograafiaga. Teheran on 2 tunni lennukaugusel Jeruusalemmast ja Tel Avivist. Ameerika on teisel pool maailma. Risk, oht, Hezbollah rünnak põhjast. Liibanon. Huutid, kes pommitavad, on probleem piirkonnale. Probleem sellele, sina pead 2. Risk on selles, et Trump satub olukorda, kus inflatsioon tõuseb paratamatult. Sest minu arvates on võimatu, et see küsimus lahendatakse mõne kuuga kulude kasvu küsimuses. Ja ta peab tegema kompromissi iraanlastega, kellel minu arvates pole enam mingit huvi midagi loovutada, sest nad ei usalda. Nad tegid õigesti, et ei usaldanud. Pärast seda, kui Obama oli kokkuleppe rikkunud, Obama ja Clinton Gaddafi küsimuses, ärme kunagi unusta, et Ameerika süsteemi ebausaldusväärsus ei alanud Trumpi ja vabariiklastega, vaid demokraatidega. Demokraadid on esimesed, kes kokkuleppeid ei täida. Ja sa ei saa rahvusvahelisel tasandil käituda nagu impeerium ja eeldada sinu vastas olevad, isegi väikesed vastased, usaldavad sind pärast selliseid näiteid. Nad ei saa sind usaldada. See on põhjus, miks paljud riigid tahavad tuumapommi. Lõuna-Korea, Jaapan ja nii edasi. Nad hakkavad meid usaldama. Paulo, järeldused on sinu teha. Miks paljud? Ma järeldused, ma just lugesin kommentaare. Tundub, et on ilmunud, aga ma küsin kinnitust. Valge Maja avaldus, kus president Trump ütleb, et ta pikendab vaherahu. Jah, ei, ma panin selle juba allkirjastamiseks, see on kinnitatud. Ootame. Nii et ütleme, et homme, näete, ma lähtun mõttest, et kui Ameerika Ühendriikide president ütleb, et ta teeb midagi, siis ta teebki seda. Aga samal ajal, kui ma seda ütlen, tuli mulle jälle meelde Trumpi nägu ja ma ei ole enam nii kindel. Tavaline inimene teeks nii, ütleks, annan sulle veel 24 tundi, lase midagi kohale jõuda ja siis tuleb. Paulo, ma samas otseülekandes sellesama, kuna see asi hakkab välja tulema, oli seal, et ma ei pikenda, vaadake neid asju, mida ma teile näitasin, otseülekande alguses. See tähendab, et isegi mitte ühest päevast teise, jah. Tund ja 36 minutit. Tund ja 36 minutiga mingit pikendust ei ole. Otseülekande lõpus pikendus. See tähendab, et mind on homme varahommikul lahkelt kutsunud Rai.
nii et ma pean teiega hüvasti jätma. Ja ma pean teiega hüvasti jätma ebakindlusega, mis ei ole minu, vaid Daniele oma, kes tunneb maailma paremini kui mina. Ja ka kõigi nende oma, keda ma kommentaarides loen, siin kõrval. See on maailm ilma kindlustundeta, see on ohtlik maailm kõigile, sest sa ei tea, kuidas selles liikuda. Sa ei tea, kes on sõber ja kes on vaenlane. Sa ei tea, kes on liitlane ja kes ei ole liitlane. Kas me saame Ameerika Ühendriikidele loota? Kas nad võivad olla meie järgmine vaenlane? Sest seda ei saa välistada. Paolo, vabandust, aga kas sellel planeedil saab elada nii, et liigud lihtsalt hetke järgi? Ma ei ütle isegi päevast päeva, vaid tunnist tundi. Terve sajandi, kogu 19. sajandi jooksul elatigi nii. Elati puhta jõupoliitika järgi. Mina relvastun, minul on suurem armee. Ja see asi alates Napoleoni ajast see idee, et kui ma ei taha enam olla prantslaste järgmise keiserliku vallutuse ohver, siis teen endale oma suure armee, oma suure mereväe, kõik mida soovite. Seda ravis meid esimene maailmasõda ja siis sellest edasi teine maailmasõda. Süsteem, kus rahu hoitakse ainult jõuga, ei toimi. Või vähemalt ei toimi see meie kontinendil. Toimib usaldusväärne jõud, mis on aga sama usaldusväärne või isegi vähem usaldusväärne kui osapoolte kompromissi valmidus. Kui ma oleksin säutsunud, Paolo, oleksime näinud huvitavaid asju. Jah, ei, see on kindel. Aga mäletate seda telefonikõnet president Kennedyl ja president Hruštšovil raketikriisi ajal? Me räägime kriisist, millest said üle inimesed, kes olid teises maailmasõjas osalenud. Hruštšov võitles Stalingradis. See tähendab, et need olid inimesed, kes teadsid, mida sõda tähendab. Need kaks helistasid teineteisele ja lõpuks, hoolimata sellest, mida nad omavahel rääkisid, panid nad lauale bluffi. Mina olen selle riigi president ja räägin sinuga oma rahva nimel. Mina olen selle teise riigi president ja räägin sinuga oma rahva nimel. Nii et tõmbame mõlemad tagasi, väldime seda, et ma oma rahva ees halba muljet jäta. Seega, mina astun sammukese tagasi, sina palun eemalda raketid Türgist, sest kogu see jama tuleti sellest. See maailm, kus sõnal oli kaal ja inimesed vaatasid üksteisele silma, on kadunud. Kui sa selle ära võtad, jääb alles ainult hirm. Mitte enam sõna, vaid hirm. Hirm on halb nõuandja. Ta ütles, tervitan teid George Marshalli sõnadega, mis ta ütles Eisenhowerile, kui viimane oli just presidendiks saanud. Ma ei tea, kas see on lause, mis inimestele eriti meeldib. Ta ütles Dwightile, kuule, valitsemine ei ole au. Valitsemine on üksindus, mis on organiseeritud otsusteks. Ja see on imeline üksindus, mis on organiseeritud otsusteks. Marshall oli suurepärane organiseerija. Ta oli suurepärane organiseerija ja Eisenhower oli tollel ajal ameeriklaste jaoks suurepärane kindral, suurepärane president kokkuvõttes. Tagasihoidlik president inimesena, kuid väga isikupärane. Poliitika, see on ka hoiatus demokraatiatele, kus inimesed saavad hääletada. Vaadake, ebapädevate juhtide ja võimul olijate valimine on ohtlik kõigile. Rahvavalik, kes elab minust kaugel ookeani taga, mõjutab minu ostukorvi siin Roomas, tekitab probleeme kellelegi Jaapanis, mõjutab kedagi peresid Indoneesias. Kas te saate aru? Vastutus, mis meil lasub, kui valime ühe inimese teise asemel. Ja seekord loodan, et ameeriklased õpivad sellest midagi, et nad ei saa endale lubada, et leiavad mõne lolli ja panevad ta bussi juhtima. Siis ma tänan. Väga optimistlik see ei ole. Ei, ma tänan väga Paolot ja Danielet. Kahjuks meenutab mulle praegune presidendi aeg rohkem doktor Strangelove kui suuri suhtlejaid. Ja siis näeme, kes tunneb end süüdi. Kas ma võin tunda end süüdi rohkem kui sina? Kas sulle tundub nii, Juuri? Ka mina tunnen end süüdi. Kas me tahame need pommitajad peatada või mitte? Jah, mina tahan ka neid peatada. See tundub olevat just see asi. Loodame homsele, kes teab, sest nüüdseks on nii, et südaööl on kõik jälle muutunud. Jah, täpselt. Aitäh! Aitäh kõigile ja head ööd. Näeme reedel Lantsaraga tehnilises otseülekandes ja pühapäeval Ukraina värskendusega. Head ööd! Head ööd! Tšau kõigile! Tšau!